Kõnede sõnumid on saanud meie igapäevaelu ja kultuuri osaks. Paljud meie suhtlused toimuvad läbi telefonide ja mõnikord on need parimad tõendid, mida uurijad saavad kasutada, et kuriteod lahendada. Number 10. Melissa Sims leidis end vangistusest kuriteo eest, mida ta ei olnud toime pannud ja seda kõike tehisintellekti kasutamise tõttu. Pärast pikka võitlust õigluse eest loodab Melissa nüüd saada ohvrite eestkõnelejaks ning aidata kujundada tulevasi osariigi ja föderaalseid seadusi, mis puudutavad tehisintellekti kasutamist ja selle rolli tänapäevases kohtuekspertiisis. 2024 aastal kolisid Melissa ja tema poissõber Pennsylvaniast Melissa kodukanti Collieri maakonda Floridas. Mõnede allikate järgi oli paar kuriteo toimepanemise ajaks juba lahku läinud, samas kui teised viitavad sellele, et nad olid endiselt koos. 1. novembri õhtul 2024 aastal naasis Melissa pärast pikka tööpäeva koju ja avastas, et tema kodu oli rüüstatud ja hävitatud. Tema ja tema poissõber olid sel päeval varem tülli läinud, nii et ta teadis, kes vastutab ning helistas politseisse, et kahju teatada. Melissa väidab, et enne politsei saabumist lõi tema poissõber endale ise vastu nägu ja hakkas end kriimustama, nii et kui politsei kohale jõudis, arvasid nad alguses, et tema on ründaja ning talle esitati süüdistus kallaletungis. Caution'i tingimuste osana kästi tal oma poissõbrast eemale hoida, mis hõlmas ka digitaalseid suhtlusvahendeid. Pärast seda kokkupuudet seadusega jätkas Melissa oma elu ja püüdis end uuesti üles ehitada. 2025 aastal külastasid Melissat Collieri maakonna politseinikud, kes väitsid, et ta on rikkunud oma Caution'i tingimusi ja arreteerisid ta koha peal. Kuna ta oli rikkunud oma Caution'i tingimusi, saadeti ta vanglasse oma karistust kandma, kuid Melissa teadis, et on süütu. Tuginedes oma juristiabi haridusele ja kogemustele, hakkas Melissa ise oma juhtumit üles ehitama, et oma nimi lõplikult puhtaks pesta. Pärast mitme kuu pikkust rasket tööd oli Melissa valmis oma juhtumit esitama. Tänu küberturbe ja arvutiekspertide abiga tõestas Melissa, et tema endise poissõbra politseile esitatud pildid olid loodud tehisintellekti abil ning ta polnud oma Caution'i tingimusi rikkunud. 2026 aasta jaanuaris vabastati Melissa Sims pärast seda, kui ta oli veetnud aasta vanglas kuriteo eest, mida ta ei olnud toime pannud. Kohtunik Herbert Dixon kommenteeris tema juhtumit öeldes: mõni aasta tagasi algas see lihtsalt võltsitud helisalvestistega, aga nüüd on jõutud punkti, kus toodetakse ka võltsitud videoid ja pilte. See on hirmutav öelda, aga me ei saa enam usaldada seda, mida oma silmaga näeme. Melissa on nüüd vanglast väljas ja jätkab oma elu. Ta tahab oma kogemuse muuta eestkõnelemiseks, võideldes teiste eest, kes on sarnases olukorras, ning soovib kasutada õpitud selleks, et aidata tulevikus õigusraamistikke kujundada. 9. 39-aastane Maia Malete oli 3 lapse uhke ema ja USA mereväe töötaja, kes elas Chula Vistas, Californias. Maia elas San Miguel Ranchi piirkonnas koos oma abikaasa Larry ja nende lastega. 1990-ndatel kohtus Maia, kes elas tol ajal Hawaii'l, koolis Larry Maletega ja nad armusid. Nende suhe jätkus ka nende 20-ndates eluaastates, kui Larry alustas teenistust USA mereväes. Lõpuks kolisid nad kahekesi mandrile ja alustasid pereelu. Asjad olid mõnda aega head, vähemalt väliselt, kuid kui uus aastakümme algas, hakkasid nende suhteprobleemid ilmnema. Larry muutus kahtlustavaks ja paranoiliseks, arvates, et Maia petab teda ning see tekitas nende suhtesse suure pingega. 2020 aasta lõpuks avastas Maia, et Larry oli see, kes pettis ja ta soovis lahutust. Maia hoidis pidevalt ühendust oma perega, eriti sellel raskel ajal, ja nad suutsid talle toetust pakkuda. Siis, vahetult pärast uut aastat, lakkasid sõnumid tulemast. 9. jaanuariks 2021 olid Maia õde ja ema muutunud murelikuks. Nad polnud päevade kaupa Maiast midagi kuulnud ega teda näinud. Sel päeval teatasid on Maia kadumisest ja hakkasid lahti harutama sügavat valede, pettuste ja kummaliste sõnumite võrku. Kui politsei Chula Vista koju jõudis, avastasid nad, et Maia oli tegelikult kadunud juba 7. jaanuarist alates. Larry sõnul nähti teda viimati kell 17:00 perekodus. Ta ütles alguses ka tema perele, et Maia lukustas end 7. jaanuaril oma tuppa ja keeldus välja tulemast. See sündmuste versioon tekitas politseis kohe kahtlusi ning Maia otsingud algasid. Mõni nädal hiljem, 23. jaanuaril 2021, väljastati maja läbiotsimismäärus ning kuigi nad ei leidnud füüsilisi tõendeid, avastasid nad sünge helisalvestise. 7. jaanuari kell 20:30 salvestisel olid kuulda iseloomulikud paugud ja lasud, kusjuures politseinikud lugesid neid vähemalt 8. Larry Millette püüdis salvestist pisendada ega teinud politsei ega Maia perekonnaga koostööd. Mitmeid kuid jätkus uurimine vaikselt, kuid siis, 2021 aasta oktoobris, teatas Chula Vista politseiosakond, et Larry Millette on arreteeritud ja talle on esitatud süüdistus Maia elu võitmises.
süüdistus Larry vastu ei kulgenud sugugi ladusalt, kuna tema kaitse esitas mitu taotlust, väites, et ta pole vaimselt pädev kohtuprotsessil osalema. Hoolimata neist tagasilöökidest algas Larry Milleti kohtuprotsess lõpuks 2026 aasta mais, mille käigus avalikustati avalikkusele digitaalne jälg sõnumitest ja kõnedest. Ühes sõnumis kirjutas Maia: Larryl on tõesti hirmutav temperament, mida keegi väljaspool perekonda pole kunagi näinud. Hommikul, mil ta kadus, saatis Maia oma abikaasale järgmise sõnumi: ma ei taha enam olla sinu naine. Ma esitan avalduse, meeldib see sulle või mitte. Ja ma oleksin pidanud juba ammu lahkuma ning seekord ma ei vaata tagasi. Nad esitasid ka Larry saadetud tekstisõnumid 7. jaanuarist 2021 kell 12.30, milles ta ütles: ma ei ole korras, ma olen kohe kaotamas enesevalitsust. Avalikustati veel 10 muid suhtlusi, kus Maia vihjas sõpradele ja perele, et Larry on teda halvasti kohelnud. 2026 aasta juuni seisuga on Larry Millette endiselt kohtu all ning oluline on märkida, et kõik tema vastu esitatud süüdistused on hetkel vaid oletused ja ta on süütu, kuni tema süüd pole tõestatud. Maia säilmeid pole siiani leitud ning tema perekond loodab, et nad saavad peagi vastused ja et teda jäädakse igavesti meenutama tema lahke ja armastava loomuse tõttu. 8. 2010ndate keskel alustas Jack Lasota, kes kasutab naissoost asesõnu, oma blogi pärast seda, kui ta oli omandanud arvutiteaduse kraadi Alaska ülikoolis. Alguses oli tema blogi väike, kus ta dokumenteeris oma elu ja tööavaldusi NASAsse. Aasta jooksul hakkas Ziz aga lisama oma radikaalseid uskumusi. Ziz hakkas koguma liikmeid, kes tundsid end tõrjutuna ja välistatuna teistest, Berkeley ülikoolist lähtuvatest organisatsioonidest. 30-aastane Michelle Zashko oli üks neist liikmetest. Teda köitis Zizi kõrge IQ ja intellektuaalselt stimuleerivad vestlused. 2023 aasta 2. jaanuaril kutsuti politsei Pennsylvania osariigi vaikse äärelinna Chester Heightsi Rita ja Richard Zashko koju, et teha heaolukontroll. Zashkod olid lugupeetud perekond. Mõlemal olid head töökohad ja suur maja. Nende tütar Michelle oli olnud nendega aastaid tülis pärast seda, kui ta väitis, et tal oli kohutav lapsepõlv. Kohtuuarst kinnitas, et Richard ja Rita said peavigastusi ning olid surnud alates 31. detsembrist 2022. Zashka perikonna kaotus raputus kogukonda. See tundus juhuslik, kuid politsei usub, et vastutav oli vaid üks inimene, nende tütar Michelle. Michelle oli sattunud kultilaadse grupi sekka. Jack Lasota ümber oli moodustunud kultilaadne grupp ja aastaks 2023 oli gruppi juba süüdistatud tõsistes kuritegudes. Nad olid uhked selle üle, et tegutsesid loogika, mitte emotsioonide ajal ja ühes sõnumis grupile kirjutas Michelle: iga kord, kui suhtlen emaga mitte pealiskaudsel viisil, kulutab ta selle aja elu solvamisele, millest tal pole aimugi. Vaid mõned tunnid enne Rita surma saatis ta oma tütrele sõnumi, vabandades nende vahele tekkinud lõhe pärast ja soovides suhteid parandada. Michelle ei vastanud sellele sõnumile kunagi. Selle asemel väidab politsei, et Michelle sõitis Vermontist Pennsylvaniasse ühe kinda eesmärgiga. Uurijad keskendusid ainult Michelle'ile kui peamisele kahtlusalusele. Ta oli kirjutanud Zizenidele palju sõnumeid, kurtes oma vanemate üle ja 2023 aastaks oli ta valmis tegutsema. Vahetult pärast paari avastamist leidis politsei turvakaamera salvestise, kus musta värvi auto, milles oli 2 inimest, peatus Zashko maja juures. Videosalvestisel on kuulda häält, mis hüüab ema, enne kui kostuvad valjud paugud. Uriimise käigus avastasid politseinikud Michelle'i telefonist tekstisõnumeid ja märkmeid, millest ta rääkis asjadest, mille ta oli ära rikkunud. Nendes sõnumites olid üksikasjad kuriteo kohta ning ta mainis, et unustas sündmuskohalt padrunikestad kaasa võtta. Michelle Zashko esitati lõpuks süüdistus oma vanemate elu võtmises 2026 aasta juuni lõpus, pärast pöörast tagaajamist Pennsylvanias, et ta kinni pidada. Ametnikud on meediale öelnud, et nad teavad, et Michelle ei tegutsenud üksi ning töötavad selle nimel, et tema kaassüüdlane välja selgitada. Michelle on kogu selle aja jooksul oma süütust kinnitanud ning uurijad püüavad endiselt kindlaks teha, kas just Michelle oli see, kes päästikut vajutas või oli ta lihtsalt see, kes mõrva tellis. Ta peab lähikuudel kohtusse ilmuma ja kui ta süüdi mõistetakse, võite ta oodata surmanuhtlus. Rita ja Richard Zashko jäävad oma kogukonnale ja perele meelde kui soojad ja külalislahked inimesed. Nende kaotus on sügavalt mõjutanud nii nende perekonda kui ka kogukonda ning on oluline, et neid mäletataks selle järgi, millised nad olid eluajal, mitte selle järgi, mis nendega juhtus. Number 7. 19. juunil olid Tampa, Florida osariigis Tuscan Loon Drive'i elanikud tunnistajaks kuriteole. Kunagi vaikne tänav täitus politseiautodega ja õhtuks muutus see siniste ja punaste tulede merre. Veidi pärast kella 3 pärastlõunal võtsid Tampa dispetšerid vastu kõne, mis tuli vaiksest äärelinna kodust. Naise hääl anus meeleheitlikult. Palun lõpeta, sa tapad mind.
kõik, mida helistaja suutis neile öelda, oli see, et tema nimi on Amanda Rourke. suurem osa kõnest on kuuldamatu, kuna Amanda anub ja karjub oma elu eest. Dispetšerid töötasid väsimatult, et tema asukohta trianguleerida, kuid Amanda oli väga halvas füüsilises seisundis ega suutnud rääkida. Siis vaid 10 minutit hiljem said nad veel ühe kõne ning toru otsas oli 35-aastane Kyle Sanchez, andmeanalüütik MacDilli õhuväe baasis. Alguses Kyle'i rahulik olek desarmeeris operaatorid, kuid vaid mõne sõnaga tõsteti kõne kõrgema prioriteedi alla. Ma just võtsin oma tüdruksõbra elu. Dispetšerid nõudsid rohkem teavet ja Kyle paljastas, et tema tüdruksõber oli 37-aastane Amanda Rourke, naine, kes oli vaid mõni minut varem helistanud. Kyle ütles operaatoritele, et Amandat ei saa enam aidata. Kui temad küsiti, mis juhtus, ütles Kyle lihtsalt hädaabinumbrile häirekeskusele. Mul tekkis vaenulik tung ja ma haarasin noa. Kui politseinikud jõudsid Tuscan Loop Drive'ile, nägid nad, et Kyle oli kaetud sügav punase verega. Kiirabi töötajad võitlesid Amanda elu eest. Kahjuks oli juba liiga hilja. Kyle Sanchez arreteeriti koha peal ja viidi vanglasse. Amanda lahkamine näitas pikaajalist rünnakut, mille tagajärjel tekkisid verevalumid tema seljale, huultele ja kätele. Pärast rünnakut kogunesid Amanda sõbrad ja perekond, et teda meenutada ja tema pärandit austada. Amanda Rourke jääb igaveseks meelde kui intelligentne noor naine, kellel oli lõputult potentsiaali. Amanda oli insener ja mentoriks teistele noortele naistele, kes soovisid teha karjääri loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas. Mis puudutab Kyle Sanchezit, siis Sanchez ei tunnistanud end 2026. aasta juuni lõpus süüdi ja talle keelduti kautsjoni andmisest. Tema kohtuprotsess eeldatavasti jätkub suve jooksul ning Sanchez jääb vanglasse. Number 6. 2022 aasta 29. oktoobril sai Santa Fe, New Mexico politsei kõne ühelt elamisaadressilt Vaikses tänavas. Telefoonis oli proua Apodaca, kes teatas, et tema poeg leidis oma tüdruksõbra, 19-aastase Kiara McCallow, tema kodukülge ehitatud garaažis midagi leikamas. Mõni minut hiljem helistas ka Isaac hädaabinumbrile, et teatada sellest, mida ta nägi. Ja kui ta koju tagasi jõudis, oli Santa Fe politsei juba kohal. Kui politseinikud sisse läksid, avastasid nad 21-aastase Grace Jenningsi surnukeha. Surnukeha lahkamine näitas, et Grace oli saanud arvukalt vigastusi, millest enamik olid tekitatud pika terariistaga. See terarist osutus umbes 1 meetri pikkuseks mõõgaks, mis leiti kuriteopaigalt. Kiara ja Isaac arreteeriti vahejuhtumiteta ning viidi politseijaoskonda. Ülekuulamise ajal tunnistas Isaac, et tema tüdruksõber Kiara ja Grace jagasid eelmisel õhtul voodit. Hiljem selgus, et nii Isaac kui ka Kiara olid erinevatel aegadel olnud romantilises suhtes Grace'iga. Alguses oli politseil raske motiivi leida. See muutus, kui nad said enda valdusesse Isaaci telefoni. Isaac oli saatnud Kiarale 10 sõnumeid Grace'i kohta. Kõige süüdistavam oli see, kui ta kirjutas: "Ma tahan, et sa lõpetaksid tema elu. Sa pead lõpetama oma kannatused, tehes lõpu tema rõõmule." Teistes sõnumites kirjeldasid paar täpselt, kuidas nad tahtsid kuriteo toime panna ja nad arutasid isegi, kuidas nad kuriteopaiva koristavad. Ülekuulamise ajal üritas Kiara esmalt politseinikele väita, et ta usub, et kannatab dissotsiatiivse identiteedi häire all, mida varem tunti mitmikisiksuse häirena. Ta väitis, et diagnoosimata dissotsiatiivne identiteedi häire põhjustas tal mälulünki. Kiara ütles neile ka, et Isaac oli ta värvanud salaorganisatsiooni nimega Ghost. See agentuur tegeles kohutavate inimeste kõrvaldamisega ja Grace'i elu võtmine aitaks tal organisatsioonis kõrgemale tõusta. Uriimise tulemusena arreteeriti nii Isaac kui ka Kiara ning neile esitati süüdistus esimese astme mõrva vandenõus. Kiarale esitati lisaks süüdistus esimese astme mõrvas. Kohus tõi välja erinevad sõnumid paari vahel, kusjuures Kiara kaitse väitis, et teda sunniti Isaacu nimel kuritegu toime panema. Kohtuistungite ajal väitis Kiara kaitsja, et ta ei ole võimeline kohtuprotsessil osalema ning esitati kohtukõlbmatust kinnitav kiri. 2022 aastal määrati Kiarale kohustuslik vaimse tervise ravi. 2025 aasta lõpus määrati uus kohtuistung, kus seekord leiti, et ta on võimeline kohtuprotsessil osalema. Kohtuasjad Isacu ja Kiara vastu on praegu käimas Uus-Mehhiko kohtutes ning prokuratuur lisas, et Isac kontrollis oma tüdruksõpra peamiselt rahaliselt. Eeldatavasti lõpevad kohtuasjad 2026 aasta suvel ning kui nad süüdi mõistetakse, ootavad neid väga pikad vanglakaristused. Grace Jenningsit kirjeldasid teda tundnud inimesed kui säravat, lahket ja armastavat inimest. Tema perekond loodab, et nad saavad peagi rahu ning soovib, et avalikkus mäletaks Grace'i kui nende säravat ja armast tüdrukut. Number 5.
Christine Banfield oli oma kogukonna tugisammas, ta töötas laste intensiivraviõena ja oli alati valmis ulatama abikäe kõigile oma kogukonnas Herndonis, Virginias. tema abikaasa Brendan oli samuti silmapaistev kodanik ning nad elasid koos oma tütrega mugavat elu. Ühel päeval said politseinikud kummalisi hädaabinumbrile 911 tehtud katkestatud kõnesid ning kui nad jõudsid Banfieldi koju, avastasid nad kuriteo täieliku ulatuse. 2021 aastal sattus Perez Miguelas internetis tööpakkumise peale. Edukas perekond otsis au pairi, kes aitaks neil oma tütart kasvatada. Perez, kes oli pärit Brasiiliast, haaras võimalusest kinni ja vastas kuulutusele. Mõne nädala jooksul alustas ta tööd ja elas pere juures, aidates siis, kui teda vajati. Alguses tundus Perez ideaalne valik. Vaid 21-aastasena oli ta vastutustundlik, intelligentne ja lahke. Kristin hindas abi, kuid juba aasta pärast tema residentuuri algust hakkasid asjad muutuma. 2022 aastaks oli Brendanile Perezil Kristiini selja taga suhe. Brendan ütles Perezile, et tahab oma naisest lahutada, kuid olukord oli keeruline. Brendan ütles talle, et kui ta oma naisest lahutab, saab naine rohkem raha kui tema ja ka tütre hooldusõiguse. Vaatamata tagasilöökidel ütles Brendan Perezile, et tahab temaga abielluda ja koos lapsi saada, et nad saaksid koos plaani välja mõelda. See plaan sai teoks 23. veebruari hommikul aastal 2023 kell 7:47 hommikul. Fairfaxi politsei sai mitu katkestatud kõnet, seejärel kell 8:02 hommikul. Näedsid kõne Perezilt. Kõnes oli kuulda, kuidas ta anus abi. Selle kõne taustal on kuulda, kuidas Brendan karjub. Siin on keegi, ma lõin teda, ta torkas teda, tal on mitu jälge kaelal, mida ma teen? Kui politseinikud saabusid, leidsid nad Kristiine magamistoas surnuna. Tema kehal oli mitu sügavat torkehaava, kuid ta polnud üksi. Politsei leidis ka Joseph Riani surnukeha. Kui Kristiine perekonda küsitleti, ei teadnud nad Josephit ning just siis hakkas plaan lagunema. Brendanist sai peamine kahtlusalune ja tema telefonikõnede andmed võeti välja. Mitte ainult ei olnud tema ja Perez palju suhelnud, vaid ta oli ka teinud suuri pingutusi, et luua täiuslik kuritegu. Ta oli loonud konto täiskasvanutele mõeldud veebilehel, mis pakub tumedamaid fantaasiaid nagu BDSM. Profil loodi Kristiini nime all ja tema profiilis olid välja toodud fantaasiad, mis kutsusid mehi tema koju. Brendan oli lisanud kogu Kristiini isikliku teabe ja ootas kohtumist. Nii et kui Joseph Ryan kohale jõudis, ründas Brendan. Kui Joseph oli surnud, kavatses Brendan rünnata tema naist ja jätta mulje, nagu oleks Joseph ise selle teo toime pannud. Õnneks suutis tänapäevane kohtuekspertiis selle kiiresti avastada. Perezi ja Brendani arreteeriti kiiresti ning kohtuprotsessid kestsid mitu aastat. 2026 aasta aprillis nõustus Perez kokkuleppe menetlusega, mille kohaselt ta pidi tunnistama Brendani vastu lootuses saada kergemat karistust. Kohtuprotsessil jättis kohtunik selle soovituse arvestamata ning Perez mõisteti 10 aastaks vangi. 2026 aasta 5. juunil astus Brendan Banfield lõpuks kohtuniku ette. Ta mõisteti süüdi kõigis süüdistuspunktides ja veedab ülejäänud elu vanglas. Kristin jääb igavesti meelde kui heasüdamlik inimene, kes andis kõik, et teisi aidata. Tema pärand elab edasi tema tütre kaudu, kes kannab iga päev endas sama armastavat vaimu. Joseph Ryan ei olnud perele tuttav ja ta oli juhuslikult valitud ohver. Jäägu nende mälestus igaveseks kestma. Number 4. 26-aastane Hannah Neville ja 27-aastane Roberto Tanner elasid rahulikku ja õnnelikku elu Stromsburgis, Nebraskas. Abielupar harjus oma uue eluga 2026 aasta jaanuaris, kuna nad olid hiljuti teada saanud, et ootavad last. Pere kogunes nende ümber ja kõik olid elevil. 15. jaanuaril 2026 helistas Hanna toakaaslane politseisse, et teatada oma sõbra kadumisest. Raportis ütles ta Polk County politseile, et nägi Hannat viimati sel hommikul, kui too lahkus nende ühisest kodust, et minna oma abikaasale Lincolnisse järele, mis asub umbes 69 miili kaugusel Stromsburgist. Sõber muutus kahtlustavaks, kui nad kumbki koju ei naasnud. Lisaks helistas politseisse ka Hanna arst, kui ta ei ilmunud tavapärastele kontrollidele. 16. jaanuaril leiti Hanna auto Lincolnis 39. tänava ja Cornhuskeri ristmikul maha põletatuna. See vastus tõstis uurimise tempot ja suurendas tema perekonna muret. Kui politseinikud üritasid Hannale helistada, et teda tema autost teavitada, oli telefoniliin juba surnud. 15. jaanuaril avastas Lincolni politseijaoskond 2 inimjäänuste komplekti. Kohtuekspertiisi testid tõestasid hiljem, et need jäänused kuulusid kadunud paarile ning süüdlaste otsingud olid alanud. Uurijad teadsid, et Hanna telefon oli aktiivne päeval, mil ta kadus. Seega otsustasid nad võtta tema ja tema abikaasa kõneeristused.
mobiiltelefonide andmed näitasid, et neid nähti viimati 24-aastase Sterling Jamesi Tanneri poolvenna ja tema naise Sadie Tituse kodus. Sterlingi külastamisel hakkas juhtum lahenema. Tema sõnul kutsus ta 15. veebruaril oma poolvenna enda juurde koju, et arutada murettekitavaid sõnumeid, mida Tanner oli saatnud. Nende sõnumite sisu on endiselt teadmata, kuid väidetavalt uskus Sterling, et need seavad perekonna ohtu. Kui Tanner kohale jõudis, väidab Sterling, et nad sattusid tulisesse vaidlusse ja Tanner ähvardas relva välja tõmmata. Hetked hiljem väidab ta, et Tanner viidi minema kellegi poolt, kes sõitis pruuni maasturiga. Tunnistajad lükkasid selle loo ümber, kus juures üks tunnistaja väitis, et nägi Sterlingit oma kinnistul, naise surnukeha maas. Seejärel nägi nad, kuidas Sterling pani surnukeha maasturisse, mis oli sarnane Hanna omale. Uriimise tulemusena esitati Sterlingile ja Sadiele süüdistused, kus juures Sadie sai süüdistuse ainult kaasaaitamises. Veel 4 inimest on pärast seda arreteeritud tõenditega manipuleerimise ja nende hävitamise eest. Avaldamise hetkeks on kõigi süüdistatavate vastu algatatud kohtuasjad veel käimas ning kohtuprotsessi algust oodatakse 2026 aasta lõpus ja see võib jätkuda ka 2027 aastasse. Hanna ja Tanneri elud ja pärand jäävad igavesti elama nende sõprade ja perekonna kaudu. Nende pered soovivad, et seda paari mäletataks nende armastuse tõttu teineteise, oma pere ja kogukonna vastu. Neid jäädakse väga igatsema ja neid mäletatakse igavesti. Number 3. 2024 aastal esitas anonüümne naine Braylee X kriminaalkaebuse Honolulu politseijõudude veterani 52-aastase Christopher Mooni vastu. Kuni selle hetkeni oli Christopher olnud eeskujulik politseinik, kellel oli palju aastaid kogemust. Varsti pärast süüdistuste esitamist võttis naine avalduse tagasi ning uurimine lõpetati. 2023 aastal alustasid Christopher ja Braylee X suhet ning esimestel nädalatel oli kõik suurepärane, kuid ei läinud kaua, kuni probleemid hakkasid ilmnema. Tema sõnul tülitsesid nad 10 kordadel, kuid asi ei läinud kunagi füüsiliseks. See kestis kuni 30. maini 2024, mil Christopherit süüdistati oma tollase tüdruksõbra peaga löömises. Braylee X helistas hädabinumbrile 911 ja kui politsei saabus, olid ta mäovigastused. Raportite kohaselt ei soovinud Braylee X süüdistust esitada, kuna ta uskus, et tema kõrge positsiooni tõttu politseiosakonnas ei tehta midagi. Vaatamata tema kõhklustele esitas Honolulu politseosakond siiski süüdistuse ja Chris arreteeriti. Juba päev hiljem sai Braylee X sõnumi Chrisi ülemuselt, kus ta ütles, loodan, et tal pole probleeme, ma ei esitanud kunagi süüdistust, see oli lihtsalt tüli. Mõni päev hiljem võttis Braylee X oma ütlused tagasi ja sellega koos ka oma kaebused. Siis aastal 2025 muutus midagi ja Braylee X ütles Chrisi ülemusele, et ta tuleb paljastada. Järgnes kogumik ekraanipilte, mille Chris oli talle saatnud. Sõnumid olid väidetavalt Chrisi ja prokuratuuri uurimisosakonna juhi vahel. Ühes sõnumis kirjutas uurimisosakonna juht. Kui asi veel edasi läheb, pole mul muud valikut, kui ise lastekaitsega ühendust võtta. Selle põhjal, mis sul on, viitab see tõsisele vaimsele haigusele ja sellele, et tema laps on ohus. Teistes sõnumites nähakse, kuidas uurimisosakonna juht lahutab Chrisi. Me teame, kui väga sa tahtsid teda kaitsta, aga kui asi veel kaugemale läheb, ei ole see enam sinu kätes. Digitaalsete tõendite eksperdid suutsid kiiresti kindlaks teha, et Christopher Moon oli need sõnumid ise endale saatnud ja esinenud uurimisosakonna juhina. Prokuratuuri uurimisosakonna juht kinnitas samuti, et tal ei olnud Miss X-iga mingit kontakti. Segadust tekitava uurimise järel esitati Chrisile ametlikult süüdistus 2 õiguse mõistmise takistamises, 2 tunnistaja hirmutamises, 2 tunnistaja mõjutamises ja 1 väärkohtlemises. Uurijad usuvad, et ta fabritseeris need sõnumid, et sundida ja manipuleerida Braylee X-i, et ta ei räägiks politseiga väärkohtamisest, mida ta nende suhte ajal koges. Christopher Moon peab peagi kohtu ette astuma ning talle esitatud süüdistuste kombinatsioon võib kaasa tuua üle $32 000 suuruse rahatrahvi või märkimisväärse aja vanglas. Braylee X, Honolulu politseiosakond ning paljud teised õiguskaitseorganid loodavad, et see juhtum aitab tuua esile õigussüsteemi puudused ja annab neile paremad raamistikud, et tagada ohvrite ärakuulamine ning õiguse mõistmine. Number 2, 20. 8-aastane Molly Hamby tundus nagu iga teine ema Wheatlandis, Wyomingis. Ta lasi oma lastel mängida avaral väljal ning tema ja ta abikaasa, härra Hamby, töötasid kõvasti, et pakkuda neile head elu. Aga kuskil nende abielu jooksul läksid asjad viltu. 2026 aasta märtsi lõpus olid neil probleemid ja nad vaidlesid pidevalt omavahel. Nende probleemide tõttu kolisid Molly ja lapsed ajutiselt majast välja, et paaril oleks ruumi oma muresid lahendada. 21 märtsiks oli Molly valmis koju tagasi kolima, et nende suhtele veel üks võimalus anda.
alguses tundus kõik korras olevat, kuni härra Hamby palus tal oma sõnumeid näidata. Tundub, et ta kahtlustas afääri, kuid see, mida ta leidis, oli palju hullem. Kui ta sõnumirakendus avas, vaatas talle vastu üks sõnum. Vabas vestluses meessoost sõbraga ütles Molly: "Mul on sulle töö, kas sa saad kellegi kaduma panna?" Seejärel palus ta meessoost sõbral oma koju tulla, enne kui lõpuks avaldas oma sihtmärgi, oma abikaasa. Vestluse ajal muutus Molly ärevaks, kui meesõber polnud veel saabunud ja saatis viimase sõnumi. "Me peame selle täna ära tegema, kui võimalik. Ta on mitu korda ähvardanud lapsed minult ära võtta. Ta ei tohi minu lapsi saada." Neid sõnumeid nähes teatas härra Hamby kohe oma naisest Wheatlandi politseijaoskonnale. Molly toodi kiiresti ülekuulamisele, kus ta tunnistas, et oli soovinud oma abikaasa kadumist. Ta ütles isegi kergemeelselt politseinikele, et ta ei taha teada, kuidas tema abikaasa kõrvaldatakse. Molly Hamby arreteeriti ametlikult 24. märtsil ning talle esitati süüdistus kihutamises ja vandenõus võltsimise toimepanemiseks. Kui Molly Hamby mõistetakse süüdi, võib teda oodata eluaegne vanglakaristus. Õnneks avastas härra Hamby vandenõu ja elab nüüd koos oma lastega turvaliselt. Number 1. 72-aastane Hossein Murray oli tuntud ja hinnatud ärimees Rochester Hillsis, Detroitis. Hossein avas oma juveelipoe Golden Glitter esmakordselt Hamtramckis 1988 aastal ja on sellest ajast alates kogukonda teeninud midagi vastu küsimata. Tema vend, Ali Murray, ütles meediale, et tema vend aitas inimesi meditsiini või isiklike arvete tasumisel küsimusi esitamata. Nii et kui teda rünnati tema kodus 11. oktoobril 2024, jäi kogukond šokki. Paljud küsisid, kes võiks soovida halba teha armastavale pereisale, kes tegi ainult head ja vaid mõni nädal hiljem selgusid nende identiteedid. Uurimise käigus avastas politsei turvakaamera salvestise, mis jäädustas 2 Detroit energiavõrgu töötajat Murray uksekella helistamas. 2 meest väitsid, et nad saadeti uurima gaasileket majas ja vajasid pääsu keldrisse. Kui nad olid Husseini ja tema naise Linda keldrisse meelitanud, sidusid nad Linda kinni ja ründasid tema meest. Kakluse käigus suutis Linda end vabastada ja helistas hädaabinumbrile 911, kuid selleks ajaks, kui politsei saabus, oli Hussein väga halvas seisus. Nende valu suurendas veelgi see, et Murray'de kodu oli rüüstatud, mis tegi uurijatele motiivi väga selgeks. Linda rääkis uurijatega ja meenutas, et oli paigaldanud uksekella kaamera. Kui politsei salvestises läbi vaatas, mõistsid nad, et neil on kahtlusalustest väga selge pilt. Alguses suutsid uurijad tuvastada ühe ründajatest kui Carlos Hernandezi. Pärast rünnakut põgenes Carlos Shreveporti Louisianas, kus ta arvas end olevat turvalises kohas. Ta arreteeriti 12. oktoobril ning tema naine Amanda Hernandez pidi saama tema tähtsaimaks tunnistajaks ja ühtlasi ka tema hukatuseks. Ülekuulamisel paljastas Amanda kohe, et teine ründaja oli Joshua Suazo, kes arreteeriti peatselt ilma vahejuhtumiteta. Aga mida Amanda ei mõistnud, oli see, et ta tegi asjad ainult hullemaks. Politsei vaatas Amanda telefonikõnede logisid ja leidis vähemalt 89 sõnumit abielupaari vahel enne rünnakupäeva. Ühes sõnumis kirjutas ta: "Pane oma telefon välja, kui sa siin oled, igaks juhuks. Ja ma olen nii närvis, aga tundub, et teil on kõik kontrolli all ja ma tunnen end paremini nüüd, kui teil on hea põgenemisauto. Võta kindlasti sildid maha." Mõni minut pärast rünnakut saatis Carlos talle sõnumi, kus oli kirjas: "Me käkime ära." Teistes sõnumites saatis Amanda Carlosele linke võltsitud ID-kaartide lehtedele ja juhendas teda, kuidas täiusliku kuriteoga pääseda. 2025 aastal mõisteti Carlos Hernandez ja Joshua Suazo süüdi ning neile määrati eluaegne vangistus Hussein Murray eluvõtmise eest. Mõlemale määrati eluaegne vangistus ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Detroit võis lõpuks kergendatult hingata, kuid 2026 aasta tõi kaasa uued süüdimõistmised. Selle aasta jaanuaris esitati Amandale süüdistus ja ta arreteeriti vandenõus koduinvasiooni toimepanemiseks, kaasosalisena pärast kuritegu ning vandenõus valeisiku esinemise toimepanemiseks. Tema juhtum on hetkel kohtusüsteemis menetluses ning eksperdid on öelnud, et kui ta süüdi mõistetakse, võid teda oodata kuni 20 aastat vangistust. Hussein Murray jäädakse igavesti mäletama kui lahket ja kaastundlikku meest, kes teenis mitte ainult oma perekonda, vaid ka oma kogukonda. Ta jätab endast maha oma naise ja pojad, kes hoiavad tema pärandit igavesti au sees.